Kalevipoeg noogutab järve poole. Hea aeg kalastamiseks. Ilja Muremets saab vihjest kohe aru ja mõlemad astuvad aega raiskamata soe vette. Kangelaste sõrmed kraabivad lainet nagu rehaga, nii et kala paanikas põgeneb sügavusse. Aga siiski veab ja Kalevipoeg tõmbab veest välja kuldkala. Kala soomused särevad justkui päikeselaigud ja tema silmad on nagu mustad nupud. Ta vaatab segaduses Kalevipoe poole ja ütleb: "Ну, славные богатыри, поймали вы меня, а значит, я исполню 3 ваших желания. Выбирайте с умом." Kalevipoeg kratsib kukalt. Ta ei saa sõnagi aru. Ta vaatab Ilja poole veidi piinlikult, täis arusaamatust ja nördimust. Siis pöörab Kalevipoeg pea kala poole. "Kurat, ära räägi minuga vene keeles, türa!" karjub ta ja hakkab teda täiejõuga vastu rahnu peksma. Ilja Muremets tahtis kala kätte võtta ja tal polnud vaja eriti pingutada, kuna Kalevipoeg tuli ise tema juurde, kalaga suus. Õnneks kala oli veel elus. Ilja kohe ütleb: "Esimene soov, et me üksteist mõistaksime." Kala naeratab ja juhtub ime. Õnnelikud kangelased kuulavad lõpuks üksteist, nagu räägiksid nad alati sama keelt. Kalevipoeg hüüatab rõõmsalt: "Vend, meil on veel 2 soovi. Soovime oma kodumaale rahu, vabadust, õnne ja õitsengut." Kahjuks Kalevipoeg ei jõua soovi teha, sest põõsast ilmuvad ootamatult piirivalvur ja politseinik. "Kas teil on luba kala püüda? Dokumendid palun." Kangelased nutavad koos ja neile pannakse kohe käerauad. Kuldkalla vaatab neid kaastundlikult, teeb vee peal viimase tiiru ja kaob vaikselt sügavikku, kivide ja muda vahele.